rõõm teiega taas kohtuda. Olen praegu enda aias. Õunapuu tõitsevad väga kenasti. Aga ma olen siin praegu selleks, et võtta siit rabarberit. Hakkan kohe minema Kadri juurde ja me hakkame täna tegema rabarberikooki. Ja mõtlen ausalt, et mul on kookide tegemisega väga halb lugu. Selles mõttes, et ma oskan teha ainult pannkooke. Aga samas aias kasvavad rabarberid ja võiks ju ometigi osata nendest midagi teha. Ja täna hommikul Facebookis oligi üks tuttav, kes on ka Tartu HLÜ liige ehk Tartu Hoiulaenuühistu liige, nagu ma isegi. Tema oli seal jaganud ühte retsepti väga lihtsalt rabarberikoogist. Ja nüüd ma siis lähengi Kadri juurde ja proovime siis selle retsepti järgi kooki teha. Ja loodame, et tuleb välja. Aga enne seda ma lähen veel läbi Lõunakeskuse taluturult ja ostan sealt muna. Ja siis hakkamegi kooki tegema. Nii, olen nüüd õnnelikult jõudnud Kadri juurde. Munad on ostetud taluturult ja kõik muu vajalik kaasa võetud. Tere, Kadri! Tere! Läheb siis koogi tegemiseks, jah? Hakkame pihta. Nii, meil on siis 5 keskmist rabarberivart. Need tuleb siis kõigepealt tükeldada ja senikaua, kuni mina nende rabarberitega siin tegelen, senikaua sina, Kadri, palun tee seda, et võta toasoe või ja vahusta see siis 3 detsiliitri suhkruga. Selge. Ma vaatan, tähendab toasoe või, vabandust, 2 detsiliitri suhkruga, on ju? Või ja 2 detsiliitrit suhkrut. Ja mina hakkan siis rabarbereid hakkima. Räägi, mis sa nädalavahetusel tegid? Mul oli päris põnev nädalavahetus. Laupäeval me tegime maaltööd. Ma niitsin heina ja suutsin elektrilise muruniiduki ära lõhkuda. Töö tegemine ei ole minu jaoks loodud, vaata. Ja pühapäeval käisin ma oma trennikaaslastega Lätis vaatamas ühte väga lahedat teatrietendust või võistlust postituntsu teemal, mis oli nagu väga vahva. Äge. Ja sina? Kuule, mina olin ka kodus. Ma tegin erinevaid igasuguseid puhastamisega seotud töid, nagu köögis puhastasin tasapindasid. Siis uues vannitoas puhastasin põrandaplaate seguplekkidest. Siis aknaid puhastasin, osasid aknaid. Natuke tegin aias samamoodi asju. Siis isegi värvisin natukene. Mitte lihtsalt tubli koduperenaine. Üle väga pika aja. Natuke värvisin ust ja mingit lävepakku. Ja kõige selle taustaks ma kuulasin Nõmme raadio lõunatunde. Nii et oli väga põnev. Selles mõttes, et ma tunnen nagu nädalavahetusele tagasi mõeldes, et ma olen mõelnud ja ma olen naernud, et seal saadetes veel lõbusaid asju, mis mind veel tükk aega kindlasti naerma ajavad. Ja ikka tuleb natuke rohkem rõõmu, kuidas on. Nii, ja siis mida ma panen selle siia? Ma nii kaua hakkan põristama sellega, et ma panen nad... See lendab välja siit ka. Panen mingi madalama selle peale. Nii, nüüd 2 supilasikadet suhkrut rabarberite peale. Nii, jätame natukeseks need siia seisma. Nii, sinul sai vahepeal siis või vahustatud. Ja, suhkruga ja munaga. Nii, ja nüüd sa pead tegema sellist asja, et nüüd sa pead jahu sisse. Meil on siin juba eelnevalt mõõdetud siis 3 detsiliitrit nisujahu. See on pooleks pandud siis täistera jahuga. Ja see 3 detsiliitrit nisujahu, sinna hulka pead sa nüüd segama, siia pead sa segama nüüd soola, 1/4 teelusikatäit soola pead sa panema. Ja siis pead sa siia panema küpsetuspulbrit.
ja seda läks 2 teelusikatäit. Küpsetuspulbrit pead sa siia panema sisse. Ja siis tuleb segada sellele võimunamahu hulka, nii mis sa seal tegid. Pead sinna hulka segama rabarberi, ehk siis selle võtsiku ja siis selle jahusegu. Ja kõige lõpus lisame siis ka kaneeli ja kardamoni. Aga ma tahtsin seda rääkida, mis ma just kuulasin, kui ma said lõunatunnid kuulatud, et ma ei oska enam nagu vaikusest eriti midagi teha. Et midagi teist mul peab midagi mängima, ma said lõunatunnid kuulatud ja siis ma panin taustaks mängima Mart Raukase saate Kreekast. Ja ma olen filmidega, et õigemini seal on mitu filmi ja ma olen neid vaadanud enne nagu niimoodi sisuliselt, et ma vaatangi nagu filmi, aga seekord ma panin lihtsalt selle taustaks mängima just selle muusika pärast. Et seal on nagu väga-väga selline võimas ja dramaatiline muusika. Ma soovitan sul vaadata ka neid filme. Pead mulle kirjutama. Saada sul ülesse. Kust ma mida leian. Et lihtsalt see on nagu selline muusika, mis ma tunnen, et nagu puudutab mind lausa füüsiliselt. Aga kas ta on siis nagu Kreeka muusika või ta on... Eks see on arvan see klassikaline muusika, mis ei tunne seda kahjuks ära, mis kohad see täpselt on. Aga igal juhul väga võimas dramaatiline muusika, selline, mis paneb kuulama. Ja samas sellega ongi nii, et näiteks ma olen mõnikord pannud ka neid Purtse tuuleparki, neid videoaruandeid nagu lihtsalt selle muusika pärast taustaks, et kuigi ma olen neid vaadanud sisuliselt, aga lihtsalt kuna see muusika, mis seal taustaks on nagu meeldib mulle, et siis ma olen lihtsalt seda pannud mõnikord taustaks. Ja mu väiksel pojale ka meeldivad need tuulepargi aruanded väga. Okei. Et juba ootab, millal saab Aaduga kohtuma minna esimese tuulikuga. Võt nii. Nii, aga ma panen siis siia rabarberi ja siis pärast segan jahu. Just. Paned kõigepealt rabarberi tulka ja siis paned selle jahusegu. Nii. Siia. Ja meil on siin juba ka see koogivorm. Ja siis vist panen ahju juba sooja. 180-l. Ja ahid siis tuleb ikka nagu ikka eelkuumutada ja 180 kraadi juures siis küpsetatakse seda kooki. Ja meil on siin juba võiga määritud see koogipann. Võt, nüüd paned jahu sinna hulka ja siis me peame veel panema siia natuke kaneeli ja kardamoni. Nii. Sa võid väikselt panna. Okei. Mitte palju ma panen. Pane julgelt juurde. Kaneeli ja kardamoni kogust ei ole öeldud, seda tuleb siis panna lihtsalt tunda järgi. Võid isegi natuke veel panna. Jah, ma arvan nii on küll. Võid kardamoni ka panna ära. Oi, vabandust. Kardamoni me vist paneme natuke, kuna sulle see väga meeldib. Mulle väga sümpatiseeri, kui ta on liiga tugevalt. Jah. Siis paneme siia. Seda võid nii palju panna, nagu sa kaneeli algs pani. Okei, ma vaatan, siit tuleb vist... No, pane natuke veel teha. Nii vast. Jah, natuke veel panen. Selles mõttes vänge maitseaine. Kui teda liiga palju panna, siis ta nagu võtab kogu selle maitsepuketi liialt üle. Minu arvates. Piparlookide sisse sobib. Piparloogi taiglasse paneks. Vist on jah, seal natukene. Nii, ja siis ta läheb meil, paneme siia vormi ilusti ja ta läheb meil siis ahju 30–35 minutiks. Ma tahaks nagu nii hullult võtsid selle. Ma ei tee seda peaaegu. Aga see näeb nii isuäratav see segu välja, selline paks ja rammus. Ma loodan, et ta tuleb sama hea. Midagi siit igal juhul tuleb. No, arvestades palju küpsetuspulbrit on, siis ta võiks nagu kerkida ka korralikult. Kui palju sa ise küpsetad kodus? Oled sa küpsetanud kooki? Ma ei olegi selline... Ma loodan, et ma nüüd hakkan küpsetama kooki rohkem. Mulle meeldib pannkooke teha. Need tulevad mul välja, aga mulle meeldib nagu rohkem soolasest võitu teha. Mul oli mingi aeg väga suur küpsetamise koogimaania ja siis ma tegin Paulava torte, muffineid, igasuguseid erinevaid mingi 3 šokolaadi kooke ja asju, aga see on nagu selline perioodiline, et sa nagu mingi aeg võllad ja teed ja siis hakkab jälle nagu
Siis sa teinekord õpetad mulle, kuidas teha šokolaadikooki. Vabalt kõik õpet. Väga tore. Seekord alustuseks meil ongi selline väga lihtne kook, millega isegi mina peaks hakkama saama. Tuu võiks olla küll, jah. Siin ei saa väga millegagi väga poitu panna. Aga kena, läheb siis ahju küpsema. Nii, kook on valmis ja me oleme juba asunud maiustama. Ja Kadri pani siia peale tuhksuhkrut ka. Nii, ja kuidas tulemusega rahul oled? Mulle maitseb. Selline tasakaalus. Kook on magus ja rabarber on hapu ja tuhksuhkur on alati kaunis peal. Jah, ja mulle ka meeldib. Et väga hea. Ja ma arvan, et kasutage teie ka rabarberite aega ja tehke ka kooki. Just. Ja olge toredad. Kõike head järgmise korrani. Kohtumiseni!